No nii, hello YouTube! 27-aastane Otto Lill on näos. Ja ma lõpuks otsustasin teha päris oma YouTube video. Feels weird. Aga mis seal ikka, mul on üks teema, milles ma tahan õudselt rääkida, kui bullet points lähevad meelest ära, siis ma piilun, nii et ma panen arvuti maha. Võtan padja kaisu, et oleks nagu mõnsam. Tänane teema on kuidas ma käisin tasuta Dubais. Alustame sellest, et Dubai ei ole kohe üldse koht, kuhu ma oleksin tahtnud ise oma raha eest minna, aga avanes unikaalne opportunity minna sinna täiesti tasuta. Ja kuidas ma seda tegin? No, kõigepealt, nagu paljud minu sõbrad või need, kes mind Instagramis jälgivad, nad ilmselt teavad, et mul on väike esinemisvajadus, mulle meeldib tähelepanu ja mis iganes. Not gonna lie, mul on see olemas ja ma arvan, et see on üldsegi normaalne asi, mida endale tunnistada, on ju. Ja ma hakkasin mugavamalt tundma juba. Niisiis, Facebookis on üks palavalt armastatud grupp. Pean saama näidelda, muidu suren. Ja tegelikult ma käin seal päris palju pakkumisi piilumas. Ühel päeval satub sinna üks vahva postitus. Postitajaks muu seas oli Triin Heinonen. Ma panen siia ilusti ta nime teile nähtavale. Vahva postitus, et otsitakse sorava eesti keelega noormeest, kes läheks Dubaisse. Okei, see raha polnud kuigi suur, lubasid seal 450. Ja tegeles selle võtta, et olid 2 päeva. Ütlesin, et okei, kui ma ei taha muidu Dubaisse mineku eest raha maksta, siis miks ka mitte, on ju, kandideerisin. Ja Triin Heinonen, et ma uurisin ka sõprade käest, et meil oli umbes 6 midagi sihukest ühist sõpra. Selgus, et keegi nagu otseselt tema kohta midagi ei tea, välja arvatud ühel tegelasel oli temaga kunagi vestlus, mis oli suht out of nowhere. Kandideerisin, saatsin e-mailile oma lühitutvustuse ja paar pilti. E-maili omaniku nimi oli Chris Bontan või Bontan ja no tundus ikka välismaine, et miks ma ei peaks seda usaldama. Samal päeval saan vastuse, et palun teil kirjutada otse WhatsAppi. Kõik suhtlus on loomulikult inglise keeles. Okei, sain selle numbri, mis oli Venemaa suunakoodiga. Mul lõi esimene red flag. See oli ka aeg, millal Kaja Kallase Venemaa transiidiskandaal oli oma tipus. Ja siis ma mõtlesin, kui Kaja Kallas teeb seda, Siim Kallas maagilisel kombel kaotas või mis iganes ta tegi selle 10 miljoniga, siis miks mina olen halva. Kirjutasid, et kuule, et nagu teeme castingu, saatsid mulle paar teksti. Ja siis oligi nii, et viitsid mind taevani. Loomulikult see, kellega ma rääkisin, ta ikkagi kasutas Google Translate'i abi inglise keeles rääkimiseks. Mingis hetkes mul paluti rääkida ajakirjaga, kelle nimi on Nastja ja see on üldsegi esimene kord, kui ma kellegi nime kuulsin. Ükski inimene seni ei ole veel ennast tutvustanud. Kõik oli väga veider senimaani, kui ma rääkisin selle Nastjaga ära, kes rääkis muidugi ainukesena suurepärast inglise keelt. Lubas vaata lepingut. Leping oli täiesti tavaline, mida ka Eestis minnes kirjutada alla. Seal koorus üks fakt, et leping on ühe Austraalia agentuuriga Australian Private Limited Company. Aga see ettevõte, kes minuga suhtluses oli, see on agentuur Digital Advert, mis asub Dubais. Habibi, come to Dubai! Kõik kontaktid on seni vene prefiksiga. Ehk siis suunakoodiga. Ma ütlesin, et I'm losing nothing. Ütlesid ka, et tegelikult, nii nagu lepingus mainitud on, et me kirjutame lepingule koha peal alla ja kõik see, mis me test shootingu ajal peaks filmima, see on puhtalt test shoot ja see ei lähe mitte kuhugi lihtsalt kliendile ülevaatamiseks. Kes on klient? Ei öelnud mulle kordagi ja selle self-tape'i ajal, mil ma castingut tegin siin Eestis oma koduvetsus, saatsid mulle 3 tekstikest eesti keeles. See oli vist konarliku eesti keelega, aga sa ei hakka natuke nagu muutsin ära, et ma sain aru, et tegemist on mingisuguse investeerimisega ja see konto, siis TikTok, ma ei tea, YouTube Shorts, Instagram, midagi sarnast ja siis vend lihtsalt räägib investeerimisest, aga nothing more or less. That's as much as I knew. Aga midagi nagu väga kahtlast veel ei olnud peale seda mingi segadust nimede ja prefiksitega. Üks punane lipp selle asja juures, et enne kui ma üldsegi ütlesin jah, et ma võin kõik kuhu tulla, mult küsiti, kas ma olen mõnda sõpra. Ma mõtlesin, et ma olen ise
sealt gruppis inimesi otsinud, koer hingab, sorry. See töötab väga hästi, kui sa pakud raha. Väga veider oli see, et nad küsisid minu mingeid kontakte. Ma austalist väga ei tahtnud, ma nalja pärast pakkusin ühele tuttavale. Ta kohe praaks ära, jumal tänatud, et ta seda tegi. Ma ei oleks tahtnud talle seda kogemus. Meenutan. One eternity later. Ma ütlesin, et nagu ma võin aidata otsimisega, aga mulle, kes on klienti, ma tahan teiega teha videokõne. Sest seni me oleme suhelnud vaid telefonitsi või meili WhatsAppi teel. Ja see on nagu veider. Ma tahtsin nagu näguga näha. Siis mängiti seda kaarti, et ei saada aru. Hämatasin klient, ma ütlesin, et see, mis te mulle saatsite praegu, see ei ole klient. See on teie agentuuri nimi, see on nagu what's the drill. Anyways, ta mängis edasi seda kaarti, et ei mõista mind. Kuniks ta lõpuks ütles, et inimene on leitud. Ja kas ma olen ikka veel hoidatud tulema. Okei, mul nagu tööga siuke vaiksem aeg. Majanduslikult nagu paljudel ettevõtetele ei lähe kuigi hästi. Ja sellest sõltub ka minu sissetulek. Seega ma mõtlesin, natuke raha saab, on ju tasuta reis Dubaisse. Let's go. Ausalt öeldes ma ei uskunud viimase hetkeni, et see lennupilet, mis nad mulle ostsid. Kusjuures lennupiletiga oli ka naljakas lugu. Taksid saatma mulle mingid pakkumisi vene keeles, vene mingi turismifirmad. Ja kõik need lennud olid mingi 19, 30, 24 tundi edasi tagasi, nagu mõlemal suunal täpselt sama ajamik. Ma ütlesin, et mina oma jalgus sinna pardale ei tõsta, kus peab nii kaua lendama. Leidsime konsensuse, piletid said puugitud, siis inimene, kes meiega suhtles, ei saanud aru. Kui me lendame tagasi läbi Riia, siis on võimalik busse võtta. Saanud aru, et Riia ja Tallinn on 2 erinevat linna. Nagu väga siuke jabur olukord oli, aga kõik sai lahendatud ja öeldi, et inimene leitud. Lennujaamas ma siis kohtusin selle vennaga, ma ei ütle ta nime, sest äkki ta ei soovi seda tähelepanu. Teadsin teda varasemast, ta on käinud igasugustel võtetel, nii et nägugi ta ma reaalselt tean. Me hakkasime rääkima, et kuidagi nagu veits tundub kahtlane, aga samas nagu lennupiletit on legit. Jõudsime siis Dubaisse, ma ei tundnud meile mitte keegi vastu. Isegi ei saadetud mingit autot. Sorry, ma tulen täiesti võõrasse riiki. Sa isegi ütle mulle, kuidas ma ei tea, bussi, trammi või mis iganes teemaga pääsen hotellini. Okei, saime metrooga ise koha peale. Hotellis avastame, et nad ei puukinud meile hommikusööki. Oh, hell no! Mõtlesin, alustan väikest draamakest, aga minu paariline väga nagu ei läinud sellega kaasa. Ja tegelikult meil ei olnud ka aega süüa hommikuti. Et mõlemad hommikud meil võtted hakkasid suht varakult. Hotell oli okei. Esimesel päeval, võttepäeval siis läksime kesklinna. Nägime Burj Khalifa ära, käisime Dubai mollis, vaatasime natuke ringi. Ja pidime filmima sealt molli kõrval asuvas korterelamus. Ei teadnud, et see on korterelamu. Ja ei teadnud, et üllatusi on veelgi, et saabume siis sinna. Foyees on administraator, kes meid üles ei lase ja vaatame, et seal on veel paar tüüpi ees. Lätlased, 2 tükki. 2 koha peal elavad prantsuse keele oskajad, rootslast, 2 itaallast. Raudselt tuli keegi veel, siis ma nägin veel mingid nägusid. Bunch of people foyees ootamas ja keegi tuleb meid alla vastu võtma. Kirjutasime, et me oleme siin, me ei saa üles, meid ei lasta. Ei kotinud, ei reageeritud. Lõpuks saime üles ja meid võtab vastu 2 veri noort tšikki. Julgeks öelda, nad olid maks 23. Tubli, et sa oled end üles töötanud ja oled produtsent nii noorelt. Aga see esimene küsimus, millega meid vastu võeti. По-русски говорите? No mul tuli suus ainult fastest no ever. Ma ei rääkinud väga inglise keelt ka. Üks midagi nagu sai aru, aga mitte väga palju. Teine oli vapseelul, kui saabas inglise keeles. Ja nii me neid 2 päeva koos veetsimegi 2 produtsendiga, kes ei oska inglise keelelt mina ja lätlased. Tegelikult räägime, lätlased rääkisid päris palju, aga ma isegi ei viitsinud aasta öeldes. Ja see oli tark otsus, kuna ma kuulasin pealt, mida räägitakse nii-öelda teades, et mina ei mõista. Niisiis, teeme niimoodi. Hoian protsendi käest kinni ja tema hoiab telefoni. Räägin kaamerasse seda teksti eesti keele oskaja väidetavalt mulle kirjutanud. Tegelikult see kõik nägi välja nagu viimane Google Translate.
sest ma olin ikka, ma aitan kaasa nüüd teist shooting, ei lähe päris asjaks, sest nagu I would never do that for a real shooting. Meil paluti võtta kaasa ka ülikonnad. Minuni jõudis see palve, kui ma olin juba lennujaamas. Seega mul seda ei olnud. Ma panin oma kõige casualimat viisakamad riided selga, mis mul Dubaisse minnas üldsegi olid kaasas. See lihtsalt tavaline mingi teenage vibes. Ja öeldi, et okei, filmime sellega. Ju siis ongi test shooting, muidu on ülikonda vaja ja mina olen niimoodi ja räägin, et ma olen nii kuradi miljonär. Alguses ma parandasin oma teksti, siis mingis hetkest rääkisin poistega ka ikkagi keeleliselt suht halb tekst ja nemad seda ei tee. Nagu see ongi mingi scam, siis vähemalt it sounds stupid. Aga at least I looked stupid ja poole pealt ma lihtsalt panin nii nagu seal kirjas on. Nii et mõtlesime siis siukest sisu, et mina olen Dubais. Mul on mingid tšikid vahetuvad iga öö. Vahepeal filmisime jahil, golfi väljakul. Pidi Gini või Ferrari olema, aga toodi Lotus hoopis. Tean, et Eestis on sama asja teinud ka üks teine poiss, kes on helikopteri stseene teinud. Meie piirdusime vaid feigi eralinnukiga. Mingis hetkes ikka mõtlesime, et okei, miks me siis rendime seda kõike, kui see on tegelikult test shooting. Aga kogu see tegevus nii kiire, et okei, üks on ära filminud, teine filmima, kolmas filmima, pidevalt non-stop 2 päeva. Et sa oled lõpuks nagu nii väsinud, sa valmistad teksti ette ja sa ei mõtle. Ja mingis hetkes suruti mingit lisatekstit meile öeldi, et need peab salvestama voice message'ina. Austaldes nagu see oli reaalselt viimane päev. Mingi öeldi viimased tunnid, see saab tehtud, et davai nagu saate vabaks. Loomulikult ei läinud. Tund 2 läks selle filmimiseks. Voice message oli ka see teema, kus me kõik poistega hakkasime aru saama, et asi on väga mäda. Oleks võinud ja oleks pidanud tegelikult siis häirekella täiega lööma, sest need tekstid olid enam sellised, et miks sa ei tegele oma investeeringuga, sa oled mingi loll või, mind lolliks. Las selleni välja, et anna mulle raha. Mitte päris nii on ju, aga hästi agressiivselt. Sealt lahkudes rääkisime poistega, et mis me tegema peame nüüd? What I do? Kui see kuskile laivi läheb, Our Hands Are Pretty Tight, ettevõte, kelle juhtkond on Moskvas, töötajad on Dubais, ettevõtte keha on ametlikult Austraalias. Seda on väga raske trackida. Raske öelda, kui supportive on YouTube, Meta, TikToki selliste jaburuste osas. Et kuulge, võtke maha. Mul on nagu selles mõttes osaliselt suva, et loomulikult ma ei taha midagi skämmida. Aga kallid inimesed, õppige aru saama, mis asi on legit ja mis asi ei ole. Et kui te näete minu nägu kuskil krüptopromo tegemas naljakates riietes väites, et ma olen miljonär ja mul on mingid rämedad vene raamid selja taga, huuled mingid takoid. It's a scam. Ja kui ma kutsun meest, kes on minust, ma julgeks öelda, poole vanem pojaks, poisiks või mis iganes alandava alatooniga sõnaga. Ain't that a bit weird for you? Et see välja ei tule ja asi jääb sinna, kus ta jääb. Aga kui see peaks välja tulema, that's on you, that's not on me. Ma ei saa seda kahjuks takistada. Ja it was a scam. It is a scam. Ma nüüd ütlen, et ma ei teadnud, et see on sketši. Kindlasti teadsin, aga who wouldn't drink the champagne? Seda šampeini tuleb juua siis, kui sa reaalselt inimesi usaldad, kui ei ole ühtegi red flagi algusest peale, kui suhtumine ja suhtlemine on avatud mõlemalt poolt. Tahetakse teha videokõnesid, et sul oleks selgem, räägitakse normaalselt, ehk siis tutvustavad ennast. Tegelikult ma ei taha kedagi solvata, aga it proves my point. Ärilises mõttes venelastega, ütlen päris venelasi, mitte Eesti venelasi. Šampeini juua ei taha. Sanktsioonid, ühtegi koostööd ei ole. Neid ei saa nüüd pihtide vahele võtta, istuvad oma Moskvas. Sittagi nendele ei tehta, nad ongi lihtsalt seal ja elu läheb nende jaoks edasi nii, nagu nad on seda seni elanud. Mu koer lasi just rämeda peeroni, et wasn't me. Kriitika ja kriitikameel on väga olulised asjad. Iga inimese jaoks on tähtis, et kui sa midagi loed, kuuled, mõtled, siis teed seda kriitiliselt. Vahel ka enesekriitiliselt. Näiteks meediat tarbides. Never know, mis on päris tõde ja mis ei ole. Kui sa näed kedagi,
kes reklaamib näiteks krüptovaluutat, krüptoteenust, mis on hästi segane, siis sa lihtsalt oled natuke kriitilisem ja mõtled, kas see kõik on üldse usaldusväärne ja kas sa peaksid üldse oma nina sinna toppima. Eriti siis, kui seda tehakse minu näoga. Loodan, et minu jutust oli aru saada. Kui teil on küsimusi, siis tulistage siia samma kommentaarides. Aitäh, et vaatasite minu videot. Ei pea likeima ega subscribe ima. Lihtsalt elage mulle kaasa ja loodame, et seda skämmi ei tule kunagi välja. Tšau, Triin. I'm coming for you.